29. oktoobril 2022. aastal Santa Fe linnas, New Mexico osariigis, saavad politseinikud jahmatava kõne. Helistaja väidab, et on olnud tunnistajaks pussitamisel elumajas Jaguar Drive'il. Mõne minuti jooksul jõuab politsei tagasihoidliku maja juurde. Kui nad liiguvad maja taha, leiavad nad garaaži ning see, mida nad seest leiavad, jätab kogukonnale igaveseks armi. Kas tal on mõõk juba ammu olnud? Tal on mõõk olnud vaid umbes nädala. Jah, midagi juhtus minu juures, kus mu poes tuli sisse ja tema tüdruksõder tappis teise tüdruku. Nad elavad aadressil 15-59-41 NIS Jaguar Drive. Kas te ütlete, et teie poja tüdruksõber tuli sisse ja tappis teise tüdruku? Ei, mu poeg tuli sisse ja nägi, kuidas tema tüdruksõber tappis teist tüdrukut. Seda ta praegu mulle räägib, teisel pool telefoni. See on garaažis. Ta ütles mulle, et ostis talle mõõga ja ta kasutas seda tüdruku kallal. Ta on šokis, ta on traumeeritud. Ei, te näete kõike ümberringi. Mis teie nimi on? Minu nimi on Linda Montoya. See ei ole liige, see on kurjategija poolt. Jah, seda ma arvasin ka. Alguses võttis see mind täiesti ootamatult, kui ma selle ukse avasin. Ma arvan, et kui ma teda koha peal nägin, ma arvasin, et see oli... Kas sul on saapad jalas? Jah. Ma arvasin, et see oli hea võte. Tal on kõrvad ära leigatud, sest sa räägid tema tapmisest. Sul on õigus. Enne kui asume tänase juhtumi juurde, tahaksime kõigepealt võtta hetke, et austada ohvrit ja tema perekonda. Palun pange tähele, et see video käsitleb süngeid teemasid. Kõik selles videos näidatud inimesed on süütud, kui pole märgitud teisiti. Soovitame vaatajatel olla ettevaatlikud. Need politseinikud on just saabunud vaiksel elamagrundile pärast mitmeid häirivaid kõnesid. Sel hetkel usuvad nad, et reageerivad parasjagu toimuvale rünnakule. Kuid kui nad kinnistul liiguvad, hakkavad asjad muutuma. Löö uks maha, ma katan sind. 64 mees, näita oma käsi. Astuge tagasi. Astuge tagasi. Mis toimub? Keegi on vist siin tapetud. Ta ütles, et maakleri tüdruksõber on garaažis. Seal ta ongi. Maja omanik ilmub välja pärast väljast kostvat kära ja on väga segaduses. Politseinikud selgitavad talle, et nad said just kõne võimaliku rünnaku või tapmise kohta, mis on toimunud selles elukohas. Ja nad peavad leidma garaaži. Kes on selles garaažis? Keegi just helistas ja ütles, et keegi sai siin viga. Tuge siia poole. Keegi sai selles garaažis just noahaava. Kas teil on seal taga aken? Nad ütlevad, et ta võib olla siin sees. Minu maja? Minu maja. Kas sa oled sina? Ei. See on paras tegemine, kuid lõpuks saavad politseinikud sisse. Esialgu tundub, tegu on tavalise pere garaažiga, mis on täis vanu hobiasju ja jõulukaunistusi. Aga kui nad lähemalt vaatavad, saavad nad aru, et midagi pole päris õige. Jah, meil on ta käes. Me saime ta kätte. Garaažis seis lebab noore naise surnukeha vereloigus. Politseinikud astuvad kohe välja ja kuulutavad kogu kinnistu kuriteopaigaks. Nüüd peavad nad maja omanikuga rääkima ja välja selgitama, mis toimub. Meil on Iisak liinil. Telefoni, ma ei tea, kas teil on teda vaja. Ma arvan, et ta on poissõber. Tal on hobune, aga miks ta oleks siin, kui ta kutsus ta eile õhtul? Las ma proovin. Kas ta jääb täna ööseks? Ta oli eile õhtul siin ja ma lasin ta vajast välja. Sellepärast sa olidki suurema osa ajast HR majas. Jah, ma olin vihane. Ta jäi ööseks. Jah, minu majas. Jah, ja see ajab mind vihale. Kreis ei tohi siin olla. Ta teab seda. Kes on Iisaku tüdruksõber? Tema ongi. Noor naine astub kaadrisse ja tutvustab end kui 19-aastane Kiara McCalli. Ta selgitab, et elab siin koos oma emaga ja et tema poissõber või kihlatu, Isaac Apodaca, viibib tihti selles kodus. Esialgse ülekuulamise ajal on Kiara rahulik ja vaoshoitud, kuid ta ei tea kahest murettekitavast kõnest, mille Santa Fe politsei vaid mõni hetk varem sai. Need kõned tegi 25-aastane Isaac Apodaca ning samuti Isaku ema. Kõnedes ütlesid mõlemad Apodaca uurijatele, et Kiara ründas kedagi mõõgaga. Sama mõõgaga, mille politsei leidis garaaži esmasel läbiotsimisel. Kõik hakkab uurijate jaoks paika loksuma ning Kiara võetakse vahi alla. Kes sa oled, Tisen? Noh, ma olen nagu tulevan ämm. See on teie tütar? Jah, see on minu tütar. Tule korraks minuga välja. Mis su nimi on? Kiara. Kiara, kas sul on jalanõud jalas? Ei. Okei. Ma ei tea, kus mu jalanõud on. See on tema tüdruksõber. Tee meile kiiresti kummardus. Kas ma saan jalanõud jalga panna või midagi? Ei, mitte praegu. Kas teil on tal jalanõusid? Praegu teid peetakse kinni, okei?
Miks? Ma arvan, et mu auto varastati. Kas teil oli tüli või midagi sellist? Kas ta istus maha, et ma saaksin talle jalanõud jalga panna? Mida sa tegid? Ja Isak läks jalutama. Jah, või ta kavatses jalutama minna. Ta kavatses dussi alla minna. Samal ajal kui Jaguar Drive'il olevad politseinikud arreteerivad Chiara, leiavad teised Santa Fe politseinikud Isaac Apodaca lähedal asuvast poest ja võtavad ta täiendavaks ülekuulamiseks kinni. Kas sa saad mulle öelda, kuidas see kõne alguse sai? Kuidas sa meile helistasid? Ma läksin garaaži. Ma läksin garaaži. Ta ütles, ma just tegin seda. Ja kes see oli? Chiara McCalli. Tema ütles sulle seda. Täiesti rahulikult, veri kätel ja kõik ja jah, ma olin majas ja siis ma läksin garaaži ning ta ütles, see on okei, ma tegin seda. Seda ütles sulle Chiara. Ja, ma vaatasin maha ja seal oli keegi. Ma ei puudutanud teda ega midagi. Ma vaatasin teda ja mõtlesin, et see on minu jaoks liiga traumeeriv. Ma ei ole praegu korras, sest ma olen paanikas. Nagu tema tüdruksõber on Isak kinnipidamise ajal üsna rahulik. Uurijad teavad, et nad peavad paarilt võimalikult palju üksikasju teada saama, et nad saaksid oma juhtumit kokku panema hakata. Politseinikud ei tea veel, et nad on peagi avastamas hulgaliselt tõendeid, mis maalivad selles juhtumis selge ja häiriva pildi. Isak ülekuulamise esimestel etappidel tuvastab ta kiiresti ohvri kui 21-aastase Grace Jenningsi särava ja intelligentse noore naise, kellel oli kogu elu ees. Kas te olete kunagi kohtamas käinud? Me käisime kohtamas. Käisite kohtamas? See oli siis, kui tema oli 16 ja mina olin 20. Chiaral oli samuti Grace'iga ühine minevik. Nad tunnevad teineteist. Jah, milline on nende ühine minevik? Nad on teineteise endised kaaslased. Nad käisid kunagi omavahel kohtamas. Jah. Okei. Ta paljastab, et tema ja Grace olid varem suhtes ning lisaks sellele oli Chiara temaga ka sõber. Kas armukadedus on selle mõttetu kuriteo peamine motiiv? Kinnipidamise ajal mainis Chiara, et Isak võis olla eelmisel ööl Grace'i juures. Kas teil oli tüli või midagi sellist ja Isak läks jalutama, jah? Ta läks jalutama, ta pidi dussi alla minema, aga nad pidid edasi minema. Jalutama. Kohtuarst tuvastas, et Grace oli saanud mitu noahaava suure sündmuskohalt leitud 1-meetrise mõõgaga. Rünnak oli jätnud Grace'i peaaegu pea kaotanuks, mis näitas äärmist julmust. Uurijad teavad, et nad peavad kiiresti tegutsema, et selgitada välja, kes mõõka kasutas ja mis tegelikult juhtus. Ainus tõend, mis politseinikel seni on see, mida nad suudavad kuriteo paidalt koguda. See kestab seni, kuni Isaku telefon loovutatakse ja läbi otsitakse. Mõne minutiga leitakse 10 sõnumeid Isaku ja Chiara vahel, mis annavad uurijatele sünge ülevaate sellest, mis tol ööl tegelikult juhtus. Isaku lugu ei klapi. Uurijad hoiavad tema telefoni ja loevad ette sõnumeid nende kahe vahel. Alguses üritab Isak teeselda teadmatust, kuid saab aru, et ta ei suuda sellest olukorrast välja rääkida. Kas sa saad mulle öelda, kuidas see kõne minuni jõudis? Kuidas sa meile helistasid? Ma läksin garaaži. Ja ma läksin garaaži. Ta ütles, ma just tegin seda. Ja kes see oli? Chiara McCalli. Ta ütles sulle seda väga rahulikult ja tal oli veri käte peal. Ja ma olin majas ja siis ma läksin garaaži ja ta ütles, olgu, ma tegin seda. Seda ütles sulle Chiara. Jah, ma vaatasin maha ja seal oli keegi. Ma ei puudutanud teda ega midagi. Ma vaatasin teda ja mõtlesin, see on minu jaoks liiga traumeeriv. Ma ei ole praegu korras, sest ma olen täiesti endast väljas. Isak kinnitab oma süütust ja väidab, et sattus lihtsalt juhuslikult kuriteo paigale. Kuid uurijate surve all hakkab ta tasapisi murduma ja paljastab teavet, mis muudab juhtumit igaveseks. Ma räägin tõtt, mul on tõesti teine telefon. Need sõnumid ei ole minu omad. See on nagu mingi uskumatu lugu, aga ta tuli minu juurde. Ta oli tulemas, hakkas välja tulema. Väidetavalt ütles ta, et toob oma mõõga ja siis tuleb siia sisse ning tahtis mind ka tappa. Ma astun sisse. Ta karjub, ütleb mulle. Ma ei tahtnud seda öelda. Ta karjub, ütleb, mina tegin seda. Ma vaatan maha ja näen kedagi surnuna. Ma näen kõrva rippumas. Ja ma nagu, sa näed kedagi surnuna. Kisian, Tigi. Grace. Kuidas sa tead, et ta on surnud? Sest Chiara ütleb, ma lõikasin tal kõri läbi. Ja siis ta hakkas korisema. Pistooda, sest see on nüüri. Mida see tähendab?
Miks sa ütled talle pistoda, sest see on müri? Talt küsiti. Ta küsis mult toas, mis vahe on pistodal ja mõõgal. Okei. Ja ma vastasin pistoda, sest see on. Miks müri parem on? Ta ütled, et see lõikab nagu või? Uurijad liiguvad siis edasi teistele sõnumitele, mille Iisak saatis Chiarale. Ühes sõnumis mainib Iisak. Lisaks saad sa mustal turul eeliseid, kuna see on sinu esimene kord. Iisaku käitumine hakkab muutuma, kui neid sõnumeid ette loetakse. Talle antakse palju võimalusi selgitada, mida see tähendab, kuid Iisak annab ainult salapäraseid ja ebamääraseid vastuseid. Lisaks saad sa mustal turul eeliseid, kuna see on sinu esimene kord. Sinu esimene mis? Iisak, mis pagan juhtus? Siis komistavad uurijad ühe sõnumi otsa, mis seob kogu juhtumi kokku. Ja Iisak tunnistab lõpuks üles. Räägi mulle, mis tegelikult juhtus. Kas me saame lõpetada nende sõnumite kohta valetamise? Mis kurat eile õhtul juhtus? Ta kirjutas mulle sellest, kuidas teda tappa. Ja, kes kirjutas sulle ning planeeris, kuidas keda tappa, nagu sa ütlesid? Chiara kirjutas sulle ja planeeris, kuidas Gracie tappa. Gracie? Jah. Ja mida sina tegid? Ma vastasin ainult sõnumile, ainult vastuseks. Ma tahtsin lihtsalt magada. Samal ajal teises toas küsitlevad detektiivid peamist kahtlusalust, 19-aastast Chiarat. Ja see, mida ta ütleb, kinnitab lõpuks juhtumi. Kas sul on aimu, miks sa täna siin oled? Ma usun, et see on sellepärast, et keegi leiti minu toast surnuna. Kus su tuba asub? Garaažis? Ma proovisin veenduda, et see ei olnud mingi neetud unenägu. See on nagu unenägu, tead. Kas sa usud, et keegi leiti sinu toast surnuna? Kas sul on aimu, kes see võiks olla? Ma olen tõesti väsinud, aga eile õhtul kutsus Iisak mu endise tüdruksõbra, Grace Jenningsi, kes nüüd kannab nime Young, keda ma enam ei tunne. Ülekuulamise ajal tundub Chiara eemal olev ja hakkab rääkima kellegagi, keda seal pole. Uurijad küsivad Chiaralt, kellega ta räägib. Ja ta teatab detektiividele, et usub endal olevat DID, tuntud ka kui dissotsiatiivne identiteedihäire, mis on häire, mida varem tunti mitme isiksuse häirena. Seda haruldast häiret iseloomustab see, et inimesel esineb 2 või enam erinevat isiksuse seisundit ning mälulüngad, mida ei saa seletada tavalise unustamisega. Kellega sa räägid? Minu parim oletus on, et mul on DID, aga ma ei ole selles 100% kindel. Mis on DID? Dissotsiatiivne identiteedihäire. Mul ei ole seda tegelikult diagnoositud, aga see on minu parim oletus minu uurimistöö põhjal. On erinevad isiksused, kes välja tulevad. Kas sul on neile nimed pandud? Mõnel neist, jah. Mis nende nimed on? Seal on Abby ja siis on meil üks, keda kutsume Jinxiks, sest talle ei meeldi, kui inimesed tema päris nime ütlevad. Jinx? Kui sa ütled tema päris nime, siis ta vihastab. Siis on meil üks isiksus, keda ma pole ammu näinud. Nagu ma pole temaga suhelnud. Millega jah? See oli Jess. Jessica, aga me kutsusime teda alati Jessiks. Kas on veel teisi isiksusi? On olemas minu väiksem versioon, kes tegelikult reageerib mu sünninimele, mu ametlikule nimele, mis on tema jaoks väga ohtlik ja öösiti. Chiara liigub teemalt teemale, kuid siis paljastab ta midagi. Tema sõnul oli Grace talle minevikus liiga teinud ja põhjustanud talle suurt valu, mis tõttu ta ei tahtnud enam tema läheduses olla. Intervjuu jätkudes räägib Chiara uurijatele, mida ta tegelikult Grace'i kohta arvab. Ta tegi midagi tõeliselt rumalat ja ma tahtsin näha, et ta muutuks ja ma tahtsin näha, et midagi juhtuks ja ta selle üles tunnistaks, aga ta lihtsalt, kas ta on elus või surnud? Grace? Jaa. Sa ei tea? Ma ei ole kindel. 2016 aastal levis video, kus 14-aastane tüdruk sai tätoveeringu ja teine tüdruk seisis kõrval ning kogus selle eest raha. Seal oli kaasatud 16 või 17 poissi. Uurijad teevad nüüd välja selgitama, miks Grace oli eelmisel õhtul Chiara kodus. Chiara ütleb neile, et pärast seda, kui nende lühike suhe 2015 aastal lõppes, ei olnud ta Grace'iga rääkinud. Miks ta siis seal oli? Isak otsustas ta meie juurde jääma kutsuda. Miks ta seda teeks? Sest ta jäi äkitselt kodutuks. Ta vajas järsku kedagi. Ta on seda nii paljude inimestega teinud. See on väga frustreeriv. Räägi mulle Isakust. Ta on idioot. Jah. Kes on Isak? Ta on mu endine kišatu ja sõber. Väga segane.
endine kihlatu. Kuidas nii? Me olime 3 aastat kihlatud ja me läksime selle aasta aprillis lahku ja ma arvan, et ta oli idioot. Ja ma murdsin ta maha. Ja lasin tal jälle minu juurde tagasi kolida. Ta mõtleb kogu aeg mingist vaimsest taevast, ma räägin tõsiselt. Kas ma võin sind lihtsalt lüüa? Jah, sa tegid seda, olgu. Kus sa siis elad? Ma elan oma ema juures garaažis koos Iisakuga. Mis on su emamaja aadress? 5941 Jaguar Drive. Nii et sellest, mida ma aru saan ja ütle mulle, kas see on õige, on olemas peamine elukoht 5941 Jaguar Drive. Seal on väike tagaaed ja siis on seal garaaž. Nii et sina ja Iisak elasite selles garaažis? Jah. Praegu, alates eelmisest õhtust, teie elasite selles garaažis. Ma tõesti loodan, et mu kassidega on kõik korras. Aga ta on su endine, aga te elate koos selles garaažis. Püüame sõpradeks jääda ja ta käitub ikka nii, nagu me oleksime koos ja mul oli halb tunne, sest ma tegin ta umbes 2 nädalaks kodutuks. Ma pean nüüd lõpetama inimestele kaasa tundmise. Käs Gracie jäi siis ööseks? Õnneks. Õnneks või õnnetuseks? Kahjuks. Ma hakkasin juba tõeliselt ärrituma ja ma ei suutnud uinuda. Nii et ta jäi garaaži ja sina magasid garaažis ning samuti ka Iisak. Kui tema ja Iisak magasid, siis mina lihtsalt vahtisin nage ja proovisin leida mugavat kohta, kus ma päriselt uinuda suudaksin. Jah, kui kaua need magamiskorraldused kestsid? Kes magas kus ja nii edasi? See oli umbes nii, et Grace võttis enda alla umbes 50% voodist. Mina olin äärel, ma arvan, et Iisak oli siin äärel. Väga mugav see polnud, nii et sa ei saanud eile öösel magada. Ma ei saanud ka eile magada. Detektiivid teavad nüüd, et Isaac oli Grace'i kinnistule kutsunud, hoolimata Chiara süüdistustest tema vastu. Intervjuu edenedes hakkab Chiara lisama häirivaid üksikasju. Kas sa oled kunagi mõelnud talle haiget teha või teda tappa? Mul on olnud paar sellist unenägu. Sul on olnud paar sellist unenägu? Jah. Kuidas need unenäod kulgesid? Need olid enamasti kohe pärast meie lahkuminekut ja siis olid seal mingid vallandajad ja muud asjad. Kas sa tapsid ta nendes unenäodes või mis nendes unenäodes juhtus? Mõnikord ma tapsin ta, mõnikord piinasin teda, mõnikord lihtsalt karjusin tema peale. Kas sa oled kunagi plaaninud Grace'i vigastada või tappa? Ma ei planeerinud seda tegelikult, pigem kirjutasin sellest jutu, aga siis muutsin ka kõik nimed ja sood ja muu sellise. Nii et sa kirjutasid selle siis paberile või trükkisid selle või kuidas? See oli Google Docs siis. Google mis? Google Docs. Google Doc. Jah, pärast seda, kui uurijad on kindlaks teinud, et Chiara on varem mõelnud Grace'ile kahju tegemisele, võtavad nad ta ette ja küsitlevad teda Isaaci pimeveebigruppi kuulumise kohta. Chiara väidab, et see grupp on süütute kaitsja ning just nemad ütlesid, et Grace peab surema. Millest see luu rääkis? See rääkis vanemast vennast, kes üritus oma väikest venda pedofiili eest kaitsta, kuid muutus siis massimõrvariks. Seda väikest venda kutsuti ma vihkand relvi, sest ta ei kasuta kunagi relvi. Tegelikult olen nõus, mulle ka ei meeldi relvad eriti. Üks neist tulistas kunagi su pea kõrvale. Olgu. Kas sa rääkisid eile õhtul Iisakuga? Kas te kirjutasite üksteisele? Ja ma proovisin talle öelda, et ta paneks ta lahkuma. Kas te ütlesite veel midagi? Ma lihtsalt tahtsin, et ta oleks läinud. Ma rääkisin varem pikalt Iisakuga enne sind ja me vaatasime tema telefoni. Tal oli telefon kaasas. Teie kahe vahel oli palju sõnumeid. Millest need kõik olid? Sa tead, millest ma räägin, eks? Jaa, see on nagu selline emalik piirkond, mida ma natuke mäletan. See on minu linn tõesti imelik. See on üks organisatsioon, mille eest Iisak vastutab. Ma ilmselt ei peaks seda politseinikule ütlema. See ei ole selle kohta sõnum. Ma lihtsalt püüan sellest paremini aru saada. Sa tead, seda nimetatakse ghostiks. Nad on nagu omamoodi maa-alune versioon politseist, aga natuke intensiivsemad ja räpasemad. Ja nad kõrvaldavad inimesed, kes on seotud seksikaubanduse või laste kahjustamisena. Lai. Ta muudkui üritas mulle öelda, et lihtsalt tee ära ja sa lihtsalt teedki. Siis sa tõusad kohe püsti. Ja me liitusime. Ja ma olin nagu, ma ei tea, mis kurat toimub. Ja ma muudkui kõhklesin. See on nagu... Mis see asi seal on? See on mingi märk millegi jaoks. Ma olin väga segaduses, sest ta ei öelnud mulle mitte midagi, lihtsalt andis selle mulle. Ja siis ongi nagu, et tead, sa oled osa sellest. Ma olin nagu, okei. Tundub nagu mingi initsiatsiooni tatoveeringu moodi asi, jah. Uurijad on juba saanud Iisaki ülestunnistuse
Nüüd peavad nad saama ülestunnistuse Chiaralt, et juhtumiga edasi liikuda. Sa ütlesid, et on võimalus, et sa võisid Gracie tappa. Samuti on võimalus, et Isaac võis seda teha, eks? Seal on nagu see lünk, aga jah. Aeg on, see on mälestus. Nii et see, mida sa praegu just näitasid, oli see, et sa olid valmis Gracie pussitama. Jah. Kas ta magas? Jaa, vähemalt ma arvan, et ta magas. Intervjuu edeneb, kuid Chiara mainib veel ühe detaili, mida teaks ainult keegi, kes oli sündmuskohal. Puuduv kõrv. Kui politsei samal päeval varem majja jõudis, märkasid nad, et Gracie kõrvad olid ära lõigatud. Püüdsin aru saada, kas see üks nägevus oli minu tegelikust unenäost, mida ma nägin, sest ma jäin magama. Või oli see mälestus? Mis see nägemus oli? Ma ei ole kindel. See nägi välja nagu kõrv minu seinal. Mis asi? Kõrv minu seinal. See oli tõesti segadust tekitav. Sinu seinal oli kõrv? Jah, ma arvan, et see oli siiski osa unenäost. Nagu inimkõrv? Jah, see on nagu... Mis kurat, kuidas see välja nägi? See nägi välja nagu üks Gracie omadest, aga seal oli nagu pistooda sees ja see pistooda polnud eriti terav. Nagu, mis asja? Nüüd keskenduvad nende küsimused mõõgale, millega Gracie rünnati. Mõõk on umbes 1 meetri pikkune ja see leiti sündmuskohalt. Chiara on uurijatega aus ja räägid neil oma relvakogust, kinnitades, et need on vaid dekoratiivsed esemed. Nii et see mõõk, mille sa ütlesid, et ostideks? Jah. Kui kaua aega tagasi sa selle ostsid? Ma sain selle võib-olla umbes 2 nädalat tagasi. Mis see on? Pistooda sain paar päeva enne seda. See on ka sinu oma. Olgu, libliknuga. Libliknuga sain paar päeva enne pistooda. Kas garaažis on veel mingeid relvi? Ma tean, et mul on kuskil oma karambit. Mul on 2 komplekti karambite. Need on tõesti ilusad. Mulle meeldib see. Kas need on fikseeritud teraga või kokkupandavad? Mis need on? Need on fikseeritud teraga. Kui suured need on? Kas sa tahtsid seda? Nagu... See on nii kõver. Ma ei ole üldse hea millegi lõikamises. Ma proovisin sellega tüki puuvilja lõigata ja see ei õnnestunud. Liiga palju kõvarust. Mida me teame on see, et kui politseinikud tegid garaažis ja mujal turvakontrolli, siis mulle on mitmed inimesed öelnud, et mõõk, mida ma eeldan, et sa kirjeldad, oli verine. Ma arvan, et ma ei saa seda tagasi. Ja peame selle tõendina kaasa võtma. Ikka veel salaja. Hei, kus sa sellesid Amazonist? Tere Amazon! Pärast tunniajast ülekuulamist viivad uurijad Chiara kongi, kuni nad koguvad juhtumi fakte. Ülekuulamise ajal ei tunnistanud Chiara midagi ega tunnistanud kuritegu üles. Siiski annavad Isaki ülekuulamised uurijatele kõik vajalikku. Nüüd on kindlaks tehtud, et nii Isak kui ka Chiara olid kuriteo paigal. Seega peavad nad välja selgitama, kes mõõgaga lõi ja kas nad kavandasid oma rünnakut. Kas see juhtub kohe või võtab kaua aega? Mida ta mõtleb? Kohe. Mida me selle segadusega peale hakkame? Mida me selle segadusega peale hakkame? Mis see on? Kuidas ma õigesti sihin? Mis see sihi? Noh, ütle mulle, millest sa räägid? See on Call of Duty. See on Call of Duty. Aita mul see läbi torgata. Mida sa mõtled? Aita mul see läbi torgata? Ta palus mul seda teha. Et teda pussitada. Või kui sa ei suuda seda teha, lasen neil seda teha ja see loetakse ikkagi sinu esimeseks. Ma lihtsalt kirjutan aruande ümber ja esitan selle musta turu juhtidele. Mis aruandest sa räägid, mille sa musta turu juhtidele kirjutad? Millest sa räägid? Hoolimata tema ees olevatest tekstisõnumitest, püüab Isak iga sõnumit kuidagi seletada, kuni uurijad esitavad talle ühe konkreetse sõnumi. Miks sa ei lase mu väiksel paugutajal paukuda? Mida sa tahad, et ma teeksin? Pussitaks teda, sest sa räägid tema tapmisest. On see nii? Olin küü. Pärast tunde kestnud ülekuulamisi saadetakse Isaac Apodaca ja Chiara McCalli eraldi vanglatesse, et oodata oma kohtupäeva. Detektiivid teavad, et neil on selle juhtumi kohta palju tõendeid, kuid nad ei tea endiselt, kes mõõka kasutas. Santa Fe politseil ja Gracie perekonnal kulus tõe väljaselitamiseks peaaegu 3 aastat. 2025 aasta veebruaris võttis Chiara McCalli vastu kokkuleppe, tunnistades end süüdi 2. astme mõrvas, vastutasuks tunnistuste andmise eest Isaac Apodaca vastu. Chiara mõisteti 30 aastaks vangi. See oli karistus, mis Gracie perekonda raevustas. Grace Jenningsi õde vend Arlo Jennings ütles KRQE Newsile järgmist. Gracie oli 21 aastane. Ta oli alles 2 kuud tagasi kihlunud. Tal oli terve elu ees, aga see võeti temalt ära.
ja Chiara saab 40-ndates vabaks. Kas seda nimetada õiguseks? Tsitaadi lõpp. Selle aasta juulis algas kohtuprotsess Isaac Apodaca vastu ja Chiara kutsuti tunnistusi andma. Oma tunnistuses väitis Chiara, et Isaac oli olnud tema suhtes füüsiliselt vägivaldne juba enne 2022. aasta oktoobrit ning oli nende suhte jooksul manipuleeriv ja kontrolliv. Mul oli raske aeg ja ma mõtlesin erinevate asjade üle. Rääkisin Isakule, millest ma mõtlen ja ta murdus täielikult ning ründas mind. Mida sa mõtled sellega, et ta sind ründas? Ta hakkas mind peksma. Kas sul olid mingid vigastused? Ja ta murdis mu pöidla ja jättis palju sinikaid. Neid asju on nii palju. Ta pani mind uskuma, et ta on ingel. Pani mind uskuma paljusid erinevaid asju. Isegi organisatsiooni, mida tegelikult olemas ei ole. Õige, sa ütlesid, et ta rääkis sulle, et ta kuulub mingisse organisatsiooni ja sa uskusid seda? Jah, nii oli. Kas sa mäletad, mis selle organisatsiooni nimi oli? Ta nimetas seda Ghostiks. Ghost? Kas sa mäletad, millal sa esimest korda Isakult kuulsid organisatsioonist nimega Ghost? See oli võib-olla 2-3 kuud pärast suhte algust. Ja ta muudkui rääkis mulle, et ma võiksin olla selle liige ja olla justkui kangelane. Ainuke asi, mida ma tahtsin teha, oli olla kellegi jaoks kangelane. Mis oli Ghost, nagu Isak seda sulle kirjeldas? See oli oma kohut mõistev grupp, kes tappis inimesi. Inimesed, kes olid näiteks vägivaldsed aktivistid, isegi narkomaanid, lihtsalt inimesed, keda peeti halvaks. Isak oli otse küsinud minult, kas sa tahad olla Grace? Ja ma ütlesin jah, mõistmata, mida ta kavatseb teha. Ta tõi ta majja. Nii et ma läksin parki, ütlesin neile, et kohtume seal ja teeme selle lihtsalt ära. Selle all ma mõtlen mõrva. Me teeksime selle ära, et ta lõpetaks olemise nii. Peale tükiv. Kristküsitluse ajal. Chiara tunnistas, et ta kandis endas sügavat pahameelt ja viha Grace'i vastu, tema vastu toime pandud rünnaku pärast. Milles ta uskus tol ajal, et Grace oli osaline. Ta ütles kohtule, et ta pole kindel, kas see oli lihtsalt nägemus tema dissotsiatiivse häire tõttu ning et just Isak oli see, kes rääkis talle ringi liikuvast videost ja sellest, et Grace võttis raha. Kas te mäletate umbes, millal õhtul see juhtuma hakkas? See oli pärast seda, kui Grace näis olevat magama jäänud, aga ma mäletan, et hoidsin pistoda tema kohal ja tema pani käe noa käepidemele, noa tagumisele osale ja üritas seda suruda, aga ma tõmbasin end eemale. Siis annab Chiara tunnistuse, mida kõik olid oodanud. Ta tunnistas, et ründas Grace'i, öeldes, et just Isak andis talle mõõga ja ta võttis seda kui üleskutset tegutsemiseks, märkides, et mul polnud sel hetkel enam valikut. Isak andis mulle mõõga. Okei. Kuidas sa sellest aru said? See tähendas, on aeg see ära teha ja mul polnud valikut. Kuidas sa end sel hetkel emotsionaalselt tundsid? Ülekoormatud. Mis edasi juhtus? Ta ütles mulle, et teeb mu emale haiget, kui ma seda ei tee. Sest ma seisin seal ja mõtlesin, et mida kuradit sa üritad mind tegema panna. Mis siis edasi juhtus? Ja Grace hakkas minu üle naerma, nagu see oleks mingi suur nali. Kuidas see sind tundma pani? See tõi kogu mu viha korraga välja. Mis edasi juhtus? Ja ma lihtsalt sulgesin silmad ja lõin mõõgaga. Kui sa selle esimese hoobi andsid, kus Isak oli? Ta oli kohe tema paremal pool, tema kõrval. Kui sa esimest korda lõid, mida Isak tegi? Ja ta tõusis püsti ning hakkas ütlema, lase käia, lõpeta ära, lõpeta ära, lõpeta ära. Enne kui Chiara tunnistaja pingilt lahkus, täpsustas ta, et tema teada ei löönud ega kasutanud Isak rünnaku ajal mõõka Grace'i vastu. Kuid ta ei pääsenud karistuseta. 15. juulil 2026 mõisteti nüüdseks 30-aastane Isaac Apodaca süüdi esimese astme mõrvas ja mõrva vandenõus. Isakule mõistetakse karistus 2026 aasta augustis, kus teda ootab tõenäoliselt eluaegne vangistus. Keset meediatsirkust, kogu spekulatsiooni ja sensatsionalismi jäi üks nimi liiga sageli tähelepanuta. Grace Jennings. Juhtum keskendus Isakule ja Chiarale, kuid just Grace kaotas oma elu vaid 21-aastaselt. Tema sõbrad, perekond ja kohalik kogukond mäletavad Grace'i igavesti tema lahke ja avatud loomuse ning süütu elu traagilise kaotuse pärast. Elu, mida tal ei olnud kunagi võimalust elada.